Tere kõigile, minu nimi on Maris Tammet. Ma olen enesearmastuse ja õnneliku elu coach, teejuht, mentor, nõustaja, koolitaja. Minu teekond selleni on olnud päris keerukas, päris paljude kogemuste ja elamuste rikas. Ja ma hea meelega jagaksin teile oma lugu, kuidas ma olen jõudnud enesearmastuse ja õnneliku elu coach'ini. Kuidas minust sai see võimas teejuht. Ma oma lugu olen rääkinud viimastel aastatel järjest rohkem, kuid ma ei ole rääkinud kunagi varem nii detailselt oma lugu kui siin ja praegu. Nii et ole hea, võta aega ja kuula. See lugu on keerukas olnud ja päris palju kuristikke läbitud. Aga alustame. Kui ma olin väike laps, siis mingist hetkest hakkasin ma tundma, et ma ei tohi olla mina ise. See tekkis sellest, kui ma pidevalt kuulsin lauseid, ole nagu oma vanem õde. Ära käitu niimoodi, ära tee niimoodi, ole nagu su vanem õde, käitu nii nagu su vanem õde. Jah, tänasel päeval, kui sa täiskasvanud, siis mõtled, et issand, mis seal ikka on ja. Aga väikse lapsena, kui sa seda kuuled, siis sellest tekib tunne, et sa ei tohi olla see, kes sa oled. Sul ei ole õigust olla sina ise. Ja sellest hetkest sain ma aru, et mul on keelatud olla mina ise. Ma üritasin olla mina ise, kuid ma üritasin olla ideaalne. Ja mida aeg edasi, seda rohkem üritasin ma käituda nagu mu vanem õde, mis ei tulnud väga hästi välja. Ja kui ma koolikaja jõudsin, siis samamoodi ma pidevalt kuulsin erinevaid lauseid, erinevaid sõnu, erinevaid kommentaare, mis siis järjekordselt panid mind tundma, et ma ei tohi olla mina ise. Ehk siis koolis ma kogesin koolikiusamist, nii vaimset kui füüsilist, nii siis klassikaaslaste, koolikaaslaste kui ka õpetajate poolt. Ja see ei kestnud 1 aasta, see ei kestnud 3 aastat, see kestis kõik 12 aastat koolis. Ja erinevate tugevustega, erinevate viisidega, kuid terve see 12 aastat oma koolieas kogesin ma pidevalt seda, et ma ei tohi olla mina ise. Ma olin nii loll, ma olin nii kole, ma ei tohi elada. Sellised laused käisid igapäevaselt minu elust läbi. Ja kui sa kuuled selliseid lauseid päevast päeva ja sa tunned, sind tekitakse või nagu pannakse sind olukorda, kus sa pidevalt tunnedki seda, et ma ei ole oluline. Ma olen kole, ma olen loll, ma ei oleks pidanud siia ilma sündima. Mul ei ole õigust eksisteerida. Ma ei tohi olla mina ise. Siis see hävitab sinu sees kõik selle, mis sa päriselt oled. Ehk siis minu jaoks ma ei hindanud iseennast, ma ei väärtustanud iseennast, ma vihkasin iseennast, üritades olla absoluutselt kõigi teiste jaoks ideaalne. Olla täpselt see, keda kõik teised tahtsid, et ma oleks. Ma toon teile näite.
kui ma olin seltskonnas, oli mingi pidu või istumine, olin seltskonnas, siis iga inimese juures, kelle juures ma käisin või suhtlesin, olin ma teistsugune. Ma olin täpselt see inimene, keda sellel hetkel siis minu vastas seisev inimene tahtis ja soovis. Ehk ma ei olnud mina ise. Ja kui inimesed ei ole me ise, siis tegelikult teised inimesed tajuvad seda. Ja mis paneb veel rohkem tundma, siis nii minus kui teises, et see ei ole õige. Jah, tänaseks ma mõistan seda ja ma olen teadlik sellest, aga sellel hetkel ma tundsin, et ma ei tohi olla see, kes ma olen. Ja samas ükskõik, kui palju ma ei üritanud olla ideaalne kõigi jaoks, ei olnud ma ikka piisav mitte kellegi jaoks. Ma ohverdasin iseennast alati kõigi teiste jaoks. Ma tahtsin alati kõigile teistele parimat. Hoolimata sellest, kuhu ma iseennast siis lasin siduda või panna või tekitada olukordi. Oli olukordi, kui inimene helistas mulle, et mul on abi vaja, siis minu jaoks kõik minu asjad lendasid käest ja ma jooksin. Ja tänu sellele, et ma ei olnud või nagu tundsingi, et ma ei tohi olla mina ise. Ma ei ole oluline siin maailmas. Siis mul tekkis iseendaga konflikt. Sest tegelikult ma olin surunud täielikult alla iseenda. Tõelise iseenda. Ja ma vihkasin seda osa, kelle ma olin loonud, need miljonid erinevad versioonid iseendast. Ma olin nagu kameelian, kes pani igas situatsioonis eri värvi ette, eri maski ette, karakteri. Ma lõin meeletult inimesi. Jah, ütleme ausalt, näitleja versioonis oleks see suurepärane, meeletult hea oskus. Oskad ülihästi erinevaid karaktereid luua. Aga päriselus on see väga ohtlik, sest sellega kaotasin ma iseenda. Ma olin surunud iseenda tõelise mina nii alla kui vähegi võimalik. Ta oli ära müüritud, et Jumala eest mitte keegi ei teaks, kes olen mina. Ja sellega seoses vihkasin ma iseennast, sest minu sees oli konflikt. Midagi oli väga-väga valesti. Ja kaasa arvatud kõik kommentaarid, mida ma siis läbi kiusamise koolis kogesin. Ehk siis laused, ma olen kole, ma olen paks, ma olen loll, ma ei tohiks siin elada, ma võiks ära surra ja väga palju veel. Ma ei hakka kõiki inetusi ka välja tooma. Kuna ma kuulsin neid päevast päeva, siis see muutus minu enda sisekõneks. Ma hakkasin iseendale rääkima neid samu sõnu ja veel julmemalt. Kõige valusamad sõnad, mida keegi saab sulle öelda, on need sõnad, mida sa ütled iseendale. Need on kõige valusamad. Jah, teiste öeldud laused teevad haiget, aga kui sinu enda sisekõne, sina ise ütled iseendale, kui kole, kui paks sa oled, siis see haavab sind meeletult. See on kõige valusam asi, mida sa saad teha ja kuulda. Ja tänu sellele ma lõhkusin
iseennast järjest rohkem, kuna ma vihkasin ennast. Ma kritiseerisin absoluutselt kõike iseendas. Ma üritasin olla perfektne igas asjas, kuid ma ei olnud selleks võimeline. Ma lihtsalt ei olnud võimeline selleks, et olla perfektne kõigi teiste jaoks ja teha asju ideaalselt. See ei ole võimalik, mitte ükski inimene ei ole võimeline tegema sellist asja. Et kõigi jaoks olla perfektne, ideaalne. Miks ei ole? Sellepärast, et me kõik oleme erinevad, meil kõigil on erinevad standardid, meil kõigil on omad arvamused ja nii edasi. Ehk sa ei ole võimeline ealeski olema ideaalne kõigi jaoks. Ja see ei olegi oluline. Sa ei pea mitte kellegi jaoks olema ideaalne ega perfektne, välja arvatud üks inimene. Ja see olen siis minu elus olen see mina ise. Sinu elus oled see sina ise. Ja selle juurde me tuleme tagasi, aga natukene etteruttavalt, siis see on kõige olulisem asi. Sina oled oma elus number 1. Sa saad olla ainult iseenda jaoks perfektne. Ja minul võttis see aastaid aega, et aru saada ja jõuda siia punkti. Aga räägime edasi, kuidas ma siia punkti jõudsin. Terve selle aja, kus mul toimus see enesevihkamine, enese meeletu kritiseerimine, oli siis peale siis nende mõtete, oli minu peas põhimõtteliselt siuke siis ma arvan, mingi igaminutiline mõte oli enesetapu mõtted siis, et ma tahtsin endalt elu võtta, sest ma ei näinud olulisust elada. Mul ei olnud õigust elada sellisena, nagu ma olen ja üleüldse. Mul ei olnud mitte mingit õigust. Ma ei osanud ennast väärtustada, ma ei osanud ennast hinnata. Ma leidsin, minu jaoks ei ole siin maailmas enam midagi. Mul ei ole õigust siin maailmas elada, olla mina ise sellisel kujul. Mul puudus igasugune siis elutahe selles võtmes, sest ma ei näinud pointi. Mul ei olnud õigusi. Ja tänu sellele siis aastaid kestis see. Peale siis kooli oli minu tervis väga halvas seisus. Ma olin depressioonis, mul oli meeletud stress ja pinge, mis siis kõik kiusamine ja kooliga seotud tekitas. Eriti arvestades, et kui sa üritad veel koolis olla perfektne, ideaalne kõiges ja see ei tule sul välja, siis sa kritiseerid ennast nii palju selle üle, et kuidas sa ei saanud, kuidas sa ei osanud, kuidas sa hakkama ei saanud ja nii edasi. Vabandust, ma peaks juua natuke. Minu tervis siis oli nii ränk, et mul olid igapäevased peavalud. Ma jooksin mööda arste. Ma võisin istuda ühe koha peal lihtsalt multikaid vaadates ja sekund hiljem olin ma näost lumivalge. Ilma, et midagi oleks juhtunud. Ma kukkusin kokku. Mul oli meeletult jõupuudus. Siis gümnaasiumis kaotasin ma kaalu. Ma olin alakaaluline. Samal ajal meeletult süües, aga ma olin alakaaluline. Kaasa arvatult langesid mul juuksed välja. Minu juuksed olid vanasti 3-kordne kogus sellest, mis mul praegu juukseid on. Okei, tänaseks 2,5.
sellepärast, et mul on juurde tulnud. aga ühesõnaga mu oma keha andis igatpidi tunda, et kõik on valesti. ehk siis need kokkukukkumised, asjad lõid välja, need peavalud lõid välja sellest, et minu sees oli kõik katki. ilmselgelt, kui ma noorem olin, siis ma ei olnud nõus seda tunnistama. Ma lõpetasin siis rääkimise, mis mul viga on või mis mu elus toimub, umbes 4.-5. klassis. Ja lihtsalt elasin enda sisse kõike. Mul ei olnud väga sõpru. Ma olin üksi. Ma tundsin ennast üksi, kaasa arvatud oma peres. Ja sellega seoses ei saanud ma abi, mida ma vajasin. Ei kodust, ei koolist, ega ka arstidelt, sest arstide mõistes olin ma simulant. Ma kukkusin kokku, aga mult ei leitud milles on probleem. Ja mind tembeldati simulandiks, sest et 10 aastat hiljem tegelikult tuvastati ära, et mul olid migreenihood. See võttis kõigest 10 aastat, mis seal ikka on. Aga see 10 aastat olin ma tembeldatud simulandiks. Ja see ei ole meeldiv. Sa üritad abi saada, otsid abi, oled valmis kõigeks. Ja sa ei saa seda. See on raske. See on tõesti raske. Aga ei ole hullu. On olemas abivõimalused ja tegelikkuses pärast kõiki neid aastaid oleks ma pidanud ise ka rohkem pingutama. Veel rohkem peale käima. Jah, see kõlab absurdselt. Ma ju üritasin. Miks ma oleks pidanud veel rohkem üritama, aga ma ei saa süüdistada teisi, sest teised ei suuda meie tundeid ja mõtteid lugeda niimoodi. Nemad ei tea, mis meil toimub, kui me ise ei räägi. Ja kuna mina lukustasin ennast 5. klassist alates, võib-olla nõks varem, aga 5. klassist järjest rohkem, lukustasin ennast iseendasse, lõpetasin rääkimise, mis toimub minu elus, kaasa arvatud ka sõbrannadele. Nendele üksikutele sõbrannadele, kes mul oli. Siis ma elasin enda sisse. Ma põgenesin oma elust siis unenägudesse, sarjadesse ja filmidesse, kui ka mingist hetkest raamatutesse. Et lihtsalt mitte elada oma elu. Sest ma ei olnud rahul sellega. Ma vihkasin iseennast, ma ei tahtnud olla mina ise ja ma ei tahtnud elada seda elu, mida ma elasin. Ja minu põgenemine oli siis unenägudesse ja filmidesse, sarjadesse, kui ka siis raamatud. Ja see aitas mingil määral, kuid reaalsuses pidid sa ikka elama. Siis, kui ma vanemaks sain ja tekkisid suhted, siis nendega seoses ei ole mul ka olnud elus kõige paremad lahendused või kuidas ma ütlen, lahendused ei ole õige sõna, aga kogemused. Mind on petetud, reidetud ja minu asemel on valitud teisi inimesi. Ja mitte 1 kord, mitte 2 korda, vaid rohkem. Ja tänaseks ma saan aru, miks see juhtus. Ja ma ei ole pahane neile. Jah, ma võtsin seda väga rängalt tollel ajal. Sest
ma andsin endast ju parima. Ma olin ideaalne nende jaoks. Ma käitusin täpselt nii, nagu nemad tahtsid. Surudes iseennast täielikult alla. Ja see ikka ei piisanud. Ikka ei sobinud. Ikka ma ei olnud piisav nende jaoks. Kui ka siis veel lisaks minu asemel ju valiti veel keegi teine, mis siis hävitas meeletult enesehinnangut, mis niigi oli peaaegu olematu, siis sellega seoses hävis see 1,000,000 korda rohkem. See ei olnud olematu, vaid see oli veel täiesti miinustes. Aga tänaseks ma olen neile andestanud. Ja kui aus olla, siis ma ütlen suur aitäh neile. Sest tegelikult kõik inimesed, kes tulevad meie ellu, tulevad meile midagi õpetama. Mul võttis kaua aega, et sellest aru saada, kuid see nii on. Kõik inimesed tulevad meie ellu meile midagi õpetama. Ja nendelt ma õppisin tegelikult seda, et ma olin ise ennast reetnud. Ma ei osanud seda näha, ma ei osanud seda mõista, aga ma olin ise ennast reetnud ja nad tegelikult tulid ja peegeldasid mulle seda. Ma olin valinud enda asemel mingid muud karakterid, loonud uued karakterid endast, kes ei olnud päris puhas mina. Ehk ma valisin enda asemel kellegi teise. Miks keegi teine peaks valima mind, kui ma ise ei vali iseennast? Ja jah, tänaseks olen ma sellest aru saanud, et tegelikult me kõik loome ise siin elus kõik, mis meie elus toimub. Sest kõik, mis toimub meie välismaailmas, saab alguse meie sisemaailmast. Ehk ma olin reetnud iseennast. Ma olin valinud enda asemel kellegi teise. Ja välismaailm peegeldas mulle seda mitmeid kordi. Nii sõprussuhetes kui ka siis suhetes. Ja teatud määral ka siis perekonnas. Ja see kõik näitas mulle, aga ma ei osanud sellest aru saada. Ma ei osanud näha seda, ma ei osanud sellest aru saada, et mul oli silme all oli kõik see. Ja ma ei saanud sellest aru. Ma olin jumala katki. Ja see, et sa said kogeda seda, kus keegi valib sinu asemel kellegi teise. Või petab sind, reedab, valetab. On ühed valusamad kogemused meie elus tavaliselt. See ei ole lihtsalt noahoop südamesse. See süda lihtsalt rebitakse puruks. See on siuke tunne. Aga sellest kõigest on võimalus terveneda. Mina muidugi ei tervenenud sellest algselt ja ma läksin eluga edasi. Surusin selle kõik valu alla endasse. Kogusin kõik asjad, mis minu elus olid toimunud endasse. Matsin maha ühte kirstu sisse, kes siis on näinud Harry Potteri 4. filmi Tulepeekrit. Siis seal oli üks suur kirst, kus oli siis professor Moody kinni. Vot selline kirst oli minu sees, kuhu ma kogusin absoluutselt kõike. Kõik emotsioonid, kõik valu, kõik siis omadused endast, mis ei olnud lubatud. Mis ei olnud ideaalsed, mis ei sobinud teistele, mis ei olnud lubatud. Need läksid ka kõik sinna. Kõik siis olukorrad, millega ma ei tahtnud tegeleda. Kõik situatsioonid, absoluutselt kõik, mis ei sobinud, oli vastuolus, läksid sinna sisse. Lukustatult ja püsisid seal. Ja
peale siis kooliaega läksin ma Austraaliasse, et põgeneda Eestist, põgeneda oma elust. Sõna otseses mõttes ma jooksin Eestist minema. Sest ma ei suutnud enam toime tulla selle reaalsusega, mis minu jaoks Eestis oli. Ja sellega ma põgenesin Austraaliasse, lootes, et maailm on ilusam, kõik on ilus ja tore ja elu muutub. Jah, algselt oli ilus ja põnev, kõik oli ilus ja tore. Kuni siis kõik see, mille eest ma põgenesin, jõudis järgi. Läbi siis minu enda, minu seest kui ka siis välismaailmas. Ja Austraalias ma kogesin hästi palju, ma õppisin tegelikult päris palju asju siis erinevate kultuuride kohta ja tööde kohta. Ja mingil määral ka iseendast, et millega ma saan hakkama. Aga sellest hoolimata siis ka seal oli mul väga palju sekeldusi, väga palju juhtumisi. Mis siis ei muutnud alati kõige kergemaks elu. Aga ma ei hakka Austraaliast väga pikalt rääkima. Ma räägin ainult nii palju oma siis teisest aastast, teise aasta lõpust. Ma töötasin kaevanduses siis cateringi peal ja tööl olles ma vigastasin oma põlve, lüües ära siis põlve sisekülje vastu teravat kasti pööramise pealt. Mille tulemusel, jah, algselt nagu tavaline eestlane ikka, sain mingi sinika, lähen tööle edasi. Siis peale seda tund aega hiljem, kui ma olin jala peal olnud, terve see tund aega, ei suutnud ma enam jala peal olla. Mul hakkas jalg alt ära kaduma. Mis siis viis selleni, et ma läksin arsti juurde. Kuna ma olin kaevanduses, siis seal on koheselt arstiabi. Ja mind viidi sinna, algselt ei leitud et midagi oleks viga. Ja ma olin 4 päeva, tegin veel tööd selle haige jalaga, küll mitte täisvõimsusel, aga selline ikkagi piisavalt palju jala peal. Ja seal kogesin ma uuesti, et ma olen simulant, sest keegi ei uskunud, et ma päriselt sain haiget oma põlvele. Kuni siis lõpuks mul põlv täiesti paista läks ja ma lennutati välja. Kuni selle hetkeni arvasid inimesed, et ma valetan selleks, et jõuludeks siis koju jõuda. Aga nad ei mõistnud seda, et minu jaoks oli palju olulisem jõulude aeg siis teha tööd, kus mul oli topelttasu ja isegi rohkem kui topelttasu, sest mul oli veel öötöö ka, mis tuli rahaliselt minu jaoks 1 000 000 korda kasulikum, eriti arvestades, et mu viisa hakkas läbi saama. Jaanuarikuus oleks mul viisa läbi saanud. Ehk siis mul oli viimane võimalus veel teenida Austraalias nii palju kui vähegi võimalik. Aga jah, nad arvasid, et ma olen simulant, et ma teesklen. Kuni siis nähti, et tegelikult vist ikka on mingi jama, et põlv on paistes. Ja ma lendasin siis sealt kaevandust välja. Jäin Austraaliasse tegelikult pikemaks, kui mu viisa lubas, tänu sellele, et ma taotlesin viisat, et arstiviisat, mis siis tagas selle, et arst kirjutas välja, et ma ei ole võimeline lendama selle haigepõlvega. Ja ma jäin sinna
veel paariks kuuks, kuni ma siis otsustasin ikkagi, et ma ei viitsi seal niisama tiksuda. Ja ma tulin tagasi Eestisse, jättes siis Austraaliasse oma selle aja kaaslase, kes tegelikult pidi minuga koos tulema Eestisse, aga viimasel hetkel ta otsustas ümber. Ja me suhtlesime sellel ajal, kuni siis me tegime ühel hetkel kõne, kus me rääkisime, et ta tuleb varem Eestisse ja me tripime Eestis ringi ja lähme koos Austraaliasse tagasi. Peale seda kõne ma olin nagu väike laps, hüplesin ringi, ma olin ülirõõmus. Ja sellest 1,5 nädalat hiljem, umbes natuke vähem isegi, sain ma järsku Messengeri sõnumi, kus oli tekst, mis nägi sõna otsa mõttes välja, nagu oleks äripartneriga töösuhe lõpetatud. Jah, see tegelikult oli nagu suhte lõpetamise sõnum või ma ei tea isegi, aga see nägi välja. Sealt oli ainus asi, mis sealt puudu oli see, et seda ei saadetud Gmaili. Vot siis oleks täiskombo sellele olnud. Ja vot see oli hetk, kus minu elu varises täielikult kokku. See elu, mida ma niigi hoidsin vaevu püsti, varises kokku. Sest see kirst, kuhu ma olin kõik enda sisse kogunud, see kaan lendas lahti, kõik, mis seal sees oli, tuli ülesse. Ja ma ei suutnud seda taluda. Peale seda 2 nädalat hiljem sain ma veel teada seda, et mu kaaslane oli mind ka petnud. Ehk siis järjekordne petmine, nagu eelnevalt olen ma maininud, siis see oli veel lisaks uus petmine, mis siis oli viimane piiskarikasse. Sest samal ajal olin ma ju tegelikult põlvevigastusega voodirežiimis. Sest mu põlv oli 3-4-kordne. Meeletult valus, kõndida ei saanud. Ehk ma olin põhimõtteliselt voodirežiimil ja minu sees terve kirstu täis aastaid kogutud valu, emotsioone, nagu kõik, et viha, tundeid, absoluutselt kõik lendas lihtsalt. See plahvatas. Ja see viis mind sellesse, et ma kaotasin kõik. Ma lendasin sügavasse põhja, kus ei olnud enam mitte midagi. Ma ei tundnud enam midagi. Ma ei tahtnud enam midagi. Mul ei olnud õrna aimugi, kes ma olen. Ma olen nagu elus surnu, kes lihtsalt oli keha, liikus ringi, nii palju kui sai. Lihtsalt põhimõtteliselt hingas. Keha, mis lihtsalt hingas. Ja ta oli täiesti tühi. Seest olime täiesti tühi. Ei olnud lootusi, ei olnud motivatsiooni, ei olnud tahtmist, ei olnud, isegi seda valu ei olnud enam. Kõik oli kadunud. Ja ma olin selles seisus kusagil 1,5 aastat. Ja selle 1,5 aasta jooksul ainus mõte, mis sellel ajal minus tegelikult üldse oli reaalne mõte, oli see, et mu keha võiks ka ära surra. Ma olen seest surnud ja mu keha võiks järgi surra. Nagu aitab lihtsalt kõik. Ja kõik on ja. Ja kuni ma sain aru, et niisama seda ei juhtu, et ma pean midagi siis ette võtma selleks. Siis ma jõudsin ühel päeval raudtee äärde
seistis ja oodates seal, millal rong tuleb. See, kuidas ma ütlen siis, ma ei ole kunagi tahtnud teha seda tegelikult rongi ette hüpates. Sellepärast, et ma ei ole kunagi tahtnud, et keegi tunneks süüdi ennast minu surmas. Aga kuna nende aastate jooksul kõik muud versioonid, mida ma olen üritanud siis läbi teha, erinevad tabletid, siis uputamise taktika, siis allahüppamised, noh, igasugused variandid ühesõnaga. Siis ise autoroolis vastu betoonseina sõite, et see oli vahva lugu, ma pean teile rääkima, kui ma üritasin autoga vastu betoonseina sõita, siis see ei õnnestunud tänu sellele, et oli talvine aeg. Mitte kedagi ei olnud, nii et see oli ohutu nagu teiste jaoks. Ja ma sõitsin siis otse, siis ma vaatasin, et et seal on see betoonsein, et see oleks ülihea variant lihtsalt sõitagi täiskiirusega sellest betoonseina sisse. Kõik. Ja kuna see auto oli ka vana auto, siis ei oleks autoga ka kõige hullem olnud. Et auto oleks lihtsalt maha kandmisele läinud. Ja ma panin gaasi põhja. Panin täie gaasi põhja ja nüüd ma lähen. Ja viimasel hetkel, tänu sellele, et oli talv ja libe, siis viimasel hetkel, kui mina olin juba, nüüd on kõik, on ju, tõmbas auto libisema. Niimoodi, et see auto ei jõudnud betoonseina. Mul ei lastud surra. Ja neid juhuseid on olnud veel, kus ma olen näinud vaeva ja seda ei ole juhtunud. Aga tulles nüüd tagasi sinna raudtee ääres seismise juurde, kus ma siis seisin, ootasin rongi. Ja ma nägin seal seistes, et see rong on tulemas. Ta tuli lähemale, järjest lähemale. Ja viimasel hetkel nägin ma, kuidas terve mu elu käis mu silme eest läbi. Ma kogesin kõike seda, mis oli minu elus toimunud. Ma kogesin ja nägin selle kõik läbi. See ei olnud meeldiv. Aga see oli esimene kord elus, kus ma reaalselt mõtlesin ja sain aru, et ma ei ole elanud iseendana üle 20 aasta. Või pea 20 aastat. Et ma ei ole elanud iseendana. Mul ei olnud õrna aimugi, kes ma olen enam. Või mida ma tahan. Või mis on see, miks ma siin elus üldse olen. Mul ei olnud õrna aimugi. Ma ei teadnud ühtegi vastust sellele. Ja nii kaua, kuni ma seda nagu ketrasin, nii kaua see rong lähenes, see rong jäi nagu seisma. Rongi sõit muutus siis mis eesti keeles on, aegluubisse nagu liikus. Nii kaua, kuni minu sees kõik see toimub. Ja kuna ma sain aru, et mul ei ole õrna aimugi, kes ma olen või mida ma siit elust tahan või miks ma siin elus üldse olen ja ma ei ole elanud iseendana, ma ei ole andnud iseendale võimalustki elada, siis ma mõtlesin, ma võtan aasta, otsustasin, ma võtan 1 aasta ja uurin välja, kes olen mina, mida ma siit elust tahan, miks ma siin elus olen. Ma otsustasin, ma võtan ainult 1 aasta, mitte rohkem, ainult 1 aasta. Ja kui selle aastaga ei juhtu mitte midagi, ei muutu mitte midagi, siis on kõik. Siis on nagu lõplik. Siis on kõik minu jaoks. Ja nii nagu ma selle otsuse vastu võtsin, sõitis rong minu eest läbi. Nii et mul oli ka rongi poolt otsustatud, et jah, ma võtan aasta. Peale seda otsust ma läksin koju ja ma võtsin märkmiku,
kus ma kirjutasin üles kõik asjad, mida ma tahaks ükskord elus teha. Ma tuletasin meelde siis noorena, mis ma olen tahtnud kunagi teha. Näiteks üks asi oli ratsutamine, mida ma tahtsin, ma arvan, mingi 5-aastaselt saadik teha äkki. Ja ma panin need kõik asjad sinna kirja, mis mul meelde tulid. Neid ei tulnud algselt väga palju. Ma täiendasin seda veel päris pikalt ja ma hakkasin otsima. Kusjuures peale seda ma hakkasin reaalselt otsima, mis on need asjad. Kuna mul ei tulnud niisama meelde, siis ma hakkasin ka otsima, et mis võiks huvi pakkuda mulle. Mis siis tegelikult viis mind selleni, et ma leidsin siis koolituste nimekirja, et kus oli siis tuhandeid erinevaid koolitusi erinevatel erialadel. Ja ma lihtsalt hakkasin neid läbi lappama. Kus ma siis korjasin välja need, mis mulle huvi pakkusid. Mis kõlasid, et et see võiks huvitav olla. Ja ma võtsin need kõik nagu korjasin välja ja ma vaatasin need ükshaaval läbi. Mis mulle reaalselt meeldis, jäi alles, mis mul oli lihtsalt see, et see tundus algselt põnev, aga peale seda sain aru, et see ei ole üldse minu jaoks. Aga kõik need, mis jäid alles, siis need ma panin kirja enda jaoks. Ja üks neist oli pagarikoolitus. Sest seda ma mõtlesin, et kui muuks, siis vähemalt on see, et ma oskan häid saiakesi kodus teha. Ja ma kandideerisin pagarikoolitusele. Peale seda pagarikoolitust jõudsin ma kondiitri erialale. Aga samal ajal, kui ma kondiitri eriala tegin, siis ma tegelesin enesearenguga. Lugesin erinevaid raamatuid, enesearengu omasid, kaasa arvatud tegin erinevaid webinare läbi. Ja järjest rohkem vaatasin iseendasse, kes ma olen ja mida ma tahan. Ma ei oleks elu sees osanud arvata, et ma jõuan siia välja, kus ma olen. Sest sellel ajal, kui ma kondiitriks õppisin, siis ma võtsin ka läbi väga palju erinevaid koolitusi, eriti vaimse tervisega seotult. Coachi koolitus, et siis pakkuda või nagu life coachi koolitus, siis psühholoogia, erinevad koolitused, kursused, siis üleüldse mingid inimesega seotud erinevad kursused, nagu kõike, mis oli siis vaimse tervisega seotud. Ja ka samamoodi, mis läks rohkem ka spirituaalsuse poole, erinevad energiatööd ja siuksed asjad. Et ma läbisin päris palju koolitusi, arendasin ja kui suures ma tegin neid läbi iseenda jaoks. Ja mul sai aasta läbi, mis ma lubasin endale, mul sai aasta läbi ja ma isegi ei mõelnud. Ma isegi ei mõelnud enesetapule. Või et mul nüüd sai aasta läbi, et mis mul nüüd edasi saab. Ma teadsin väga hästi, mis edasi saab. Ma jätkan oma teed. See teekond ei ole olnud minu jaoks kerge, et avastada iseennast, jõuda enesearmastuseni. See on olnud väga keerukas teekond minu enda jaoks juba sellepärast, et ma tegin seda üksi, ilma teejuhita või mentorita või coachita. Ma tegin seda üksi, ma pussisin üksi omaette. Ja
see võttis tunduvalt kauem aega tänu sellele, et ma tegin seda üksi. Teiseks, ma siis otsisin ise erinevaid siis võimalusi, variante, mida mul oleks vaja või kuidas või mis. Jah, õnneks on mul olnud teekonnal abi selles osas, et minu juurde on jõudnud õiged inimesed, õiged raamatud, õiged webinarid täpselt õigel ajal, sest ma olen seda siis, kuidas ma ütlen siis, tänu sellele, et ma iseendaga tegelesin enda sees, siis minu välismaailm muutus samamoodi kui enne seda, kui ma ei tegelenud iseendaga, siis ma ei teadnud üldse enesearengust, vaimsest tervisest sellisel kujul, et siuksed mingid webinari on olemas või raamatuid on olemas. Ma ei teadnud. Ma ei teadnud isegi neid inimesi, kes Eestis tegelevad sellega või välismaal tegelevad. Et jah, mõni üksik võib olla, aga peale seda, kui ma hakkasin iseendaga tegelema ja olin tegelenud juba tükk aega, järjest rohkem tuli see kõik minu ellu. Koolitused, kursused, webinarid, väljakutsed, raamatud, inimesed, nagu absoluutselt kõik ka välismaailmas muutus minu jaoks, mis viitas sellele. Ja see teekond, nagu ma ütlesin, ei olnud minu jaoks kerge, sest hästi palju ma lõin ise. Ma lõin ise siis tehnikaid, praktikaid, mis toimisid minu jaoks. Jah, ma sain ka teiste tehnikaid, praktikaid või siis ma muutsin nende praktikaid, tehnikaid vastavalt endale sobilikuks. Aga ma lõin ka ise tehnikaid, mis muutsid minu elu. Ja minu kõige siis või nagu kõige suurem katsumus järgmisena peale seda, kui ma võtsin otsuse, et ma võtan aasta enda jaoks. See oli see, kui ma selle otsuse võtsin, oli 2019 aasta novembrikuu. Ja 2 aastat hiljem. Ja ma sain selle praegu just pihta. 2 aastat hiljem kaotasin ma oma vanaema. Ja põhimõtteliselt täpselt samal kuupäeval. Ja ma ei olnud sellele varem mõelnud. Täitsa lõpp. Kõik asjad siin elus on omavahel seotud. Ehk elu pani mind proovile 2 aastat hiljem. Kuidas ma reageerin? Mida ma edasi teen? Ma kaotasin oma vanaema niimoodi, et ta kukkus ja vigastas pisikest luud ning sattus haiglasse, käis opil, aga tänu koroonale, kuna ta jäi haiglasse sisse, tänu koroonale, siis Elva haigla ei lubanud külalisi sisse. Ja kuna ta oli 92, siis tema jaoks oli ülioluline omad inimesed ja suhtlus, et ta ei jääks üksi. Aga kuna meid sisse ei lastud, siis ta jäi üksi ja ta lihtsalt kustus. Aga enne seda elasin ma siis temaga koos nõks üle aasta. Elasin ma temaga koos, hoolitsesin ta eest, tegin sooja toidu ja selline elamise hoidsin korras, et ta sai muidu eluga hästi hakkama, aga lihtsalt poes käigud, toidu tegemine ja siis koristamine olid nagu rohkem see. Ja lihtsalt, et ta ei oleks päris üksi. Et siis olin mina seal
temaga koos, me elasime koos, me naersime, nutsime, lollitasime ja tegime kõike koos või noh, nagu sihuke. Ehk siis minu jaoks oli ta ülikallis inimene ja elu pani mind proovile. Mida ma teen peale seda? Kas ma annan alla? Või ma jätkan? Ja ma jätkasin teades seda, et mu vanaema on olnud väga suureks toeks ka peale tema surma. On olnud väga suureks toeks minu enda jaoks, minu teekonnal. Ja peale siis tema lahkumist, kuskil 2 nädalat vist hiljem, jõudis minu meilikasti või noh, sinna Gmaili jõudis üks kiri täiesti juhuslikult, ilma et mul oleks mingitki kokkupuudet olnud, siis ühe siis enesearengu ja natuke ka spirituaalse poole pealt kogukonna kutse. Ja ma läksin seda vaatama algselt ja siis ma mõtlesin, okei, las ta olla, et see ei ole minu jaoks. Ja ma panin selle kinni ja nõks hiljem, ma arvan mingi tund aega hiljem, see ei andnud mulle rahu. Mingi teema on, midagi on, et ma pean seda minema vaatama ja ma läksin ja sealt edasi siis lõpuks ma jõudsin sinna kogukonda. Ja terve selle aja tundsin ja teadsin seda, et see on koht, kus ma pean olema. Ja ma olin seal 6 aega olnud liige ja ma ei tundnud enam ennast ära, kes olin ma 6 aega tagasi. Ja peale seda, kui ma olin 3 kuud seal olnud, siis see inimene, kes liitus selle kogukonnaga, seda inimest enam ei eksisteerinud. Sest selle 3 kuuga olin ma avastanud endas meeletut asju. Ma olin muutunud. Jah, väliselt ei näinud inimesed nii palju seda muutust, aga sisemiselt olin ma nii palju endas ära muutnud, endas avastanud, et see on täiesti uskumatu. Kui palju on võimalik avastada, kui palju oleme me peitnud enda sisse, enda kohta asju või emotsioone, mis on vaja lahti lasta, vabastada. Kõik need tunded. Ma avastasin siuksed asjad ja ma avastasin iseenda. Ja mis kõige olulisem selle teekonnal, mis sealt edasi tuli, oli see, et ma õppisin iseennast armastama tänu sellele, et ma esimest korda juba teadsin, kes ma olen. Mitte täielikult, sest ma ikka veel avastan igapäevaselt iseennast, neid külgi, mida ma ei ole osanud näha. Ja kuna me alati areneme ja kasvame, siis neid külgi tulebki juurde. Aga kõik need, mis olid varem alla surutud, varjatud, mida ma ei lubanud endal olla, ma avastasin need. Ma avastasin, kes olen mina. Ja ta on imeline. Ma olen imeline. Ja ma õppisin iseennast armastama tänu sellele, et ma õppisin nagu ennast tundma. Ilma mingite maskideta, ilma siis mingite mõjutusteta, mis me saame ühiskonnast, koolist, teistelt inimestelt. Kõik need arvamused, mis meid mõjutavad. Kõik need inimestel on mustmiljon maski tänu sellele, et kellegi arvamus on midagi öelnud. Kellegi arvamus on mõjutanud inimest. Ma võin teile ehtsa näite tuua.
ma kartsin meeletult kaamera ees olla või esineda. Praegu ma olen olnud teie ees pea tund aega, rääkinud oma lugu. Ilma mingi hirmuta, ilma värinata. Täis kindlustundega. 5 aastat tagasi ma oleks jooksu pannud, kui keegi oleks maininud, et kuule, teen pilti. Asjad muutuvad, aga kust minul tuli see hirm? See hirm esinemise ja siis kaamera ees oleku ees tuli sellest, et ma ei tahtnud maailmale näidata, kes olen mina. Ma ei julgenud näidata maailmale, kes olen mina. Ja seda hirmu võimendas siis välismaailmast, siis koolis klassi ees esinemine, kus mind naerdi välja, mõnitati või kommenteeriti midagi, mis tegelikult mõjutas, võimendas siis hirmu esinemise ees, kaamera ees oleku puhul, aga mis see kõik kokku oli see, et olla nähtav. Olla nähtav inimestele sellisena, nagu ma olen. Ja tänaseks ma ei karda olla nähtav. Ma ei karda enam jagada oma lugu, sest see on minu lugu. Ma olen tähtis. Ma olen väärt parimat siin elus. Minu lugu on see, mis on loonud minu. Mina olen imeline täpselt sellisena, nagu ma olen. Jah, ma võib-olla ei sobi sulle, aga see on sinu arvamus. Sul on mingid omad põhjused, miks see nii on. Või sa just armastad mind. Siin on mitut varianti. Kes kuidas on, ärge valesti aru saage. See, mis sinu arvamus on minust või minu loost, see on sinu arvamus. Aga see on minu lugu, mida mina jagan sulle. Sulle võib see meeldida, sulle ei pruugi see meeldida, see võib sind meeletult trigerdada. See võib igasuguseid asju teha. Aga see toimub sinus. Ja kui see toimub sinu sees, siis küsi endalt palun. Miks? Miks sa reageerid sellele niimoodi? Eriti kui see on just siuke negatiivne või ebameeldiv. Sest mina vanasti reageerisin samamoodi. Aga see tuli sellest, et minu sees olid asjad katki. Minu sees oli rahutus, minu sees oli mingi valukoht, mis ei lubanud seda siis näha, tunda või kogeda ja see trigerdas mind kellegi teise näol. Kas siis, kui keegi midagi ütles mulle või käitus vastavalt või siis võtamegi kas või selle, et kui mind reedeti või näiteks valiti minu asemel keegi teine, ma ju meeletult trigerdasin selle peale. Mitte, et ma kellegile sooviks sellist asja, ei. Või et ma ealeski tahaks sellist kogemust nagu tunda uuesti, ei. Ei. Aga see oli õppetund, millest mul oli vaja õppida, et aru saada, et ma olen enda asemel valinud kellegi teise. Selle siis, kuidas ma ütlen siis, selle võltsi mina. Ma olin valinud võltsi mina iseenda asemel. Ma olin reetnud iseennast, valides enda asemel kellegi teise, koheldes ennast kui jalamatti, mis siis tegelikult viis samamoodi minu elus, mind pani olukordadesse, kus mind koheldi kui jalamatti. Must käidi üle. Ja see juhtus tänu sellele, et ma kohtlesin iseennast kui jalamatti. Samamoodi mind
ei austatud, mind ei väärtustatud teiste inimeste poolt, mida ma meeletult tahtsin, sest ma tahtsin täita enda sees olevat auku, samamoodi armastuse puhul. Ma tahtsin, et inimesed armastaksid mind. Ma otsin meeletult. Ma nägin nii palju vaeva, et inimene armastaks mind vastu. Ja tegelikkuses sellel hetkel ma üritasin täita enda sees olevat auku kellegi teise armastusega. Ja see ei toiminud. See ei toiminud absoluutselt. Ma sain just risti vastupidist. Ja miks see nii oli? Sellepärast, et ma ei osanud iseennast armastada. Ma ei armastanud iseennast. Kui ma ei armasta iseennast, miks peaks keegi teine armastama mind? Kui ma ei väärtusta iseennast, miks peaks keegi teine väärtustama mind? Kui ma ei kohtle ennast hästi, miks keegi teine peaks kohtlema mind hästi? Ja mul võttis päris kaua aega, et sellest aru saada. Et absoluutselt kõik asjad meie elus juhtuvad põhjusega ja kõik asjad loome me ise. Sest kui mina õppisin iseennast armastama, hoolitsema enda eest, siis peale seda minu ümber hakkasin ma kogema ja tundma armastust. Ja see oli harjumatu kusjuures, sest ma olin ju nii palju varem vaeva näinud, et seda saada. Ja siis ma pöörasin selle kõik endasse, õppisin iseennast armastama, armastasin, pakkusin endale armastust. Ja ma ei vajanud väljaspoolt armastust. Ja järsku ma sain seda meeletult. Ja algselt ma ei osanud isegi sellega midagi peale hakata. See oli minu jaoks, oota, mis siin toimub? Mis toimub? Keegi pakub mulle armastust. Kus see nüüd tuli? Aga nad hakkasid mulle pakkuma seda armastust, mida ma pakkusin kõigepealt iseendasse. Ma andsin endale armastusest. Ja ma kiirgasin ka tegelikult seda välja. Ja kuna ma pakkusin iseendale armastust, hakkasid ka teised inimesed pakkuma mulle armastust. Samamoodi, kui ma lõpetasin enda kohtlemise kui jalamatina, lõpetasid inimesed minu ümber samamoodi, nagu nad ei kohtlenud mind enam selliselt. Esiteks ma ei lasknud ennast kohelda kui jalamatti, sest sellega seoses tekkiski olukord, kas need inimesed, kes mind varasemalt kohtlesid kui jalamatti, kadusid mu elust, kas siis läbi selle, et ma ise lõikasin nad välja, sest mina ei aktsepteerinud enam sellist käitumist, või nad ise kadusid ära. Ja oli ka neid, kes muutsid oma suhtumist ja käitumist minusse. Ilma, et ma oleks midagi öelnud neile, ilma, et ma oleks midagi muud teinud, kui see, et ma lõpetasin iseenda ja siis nagu kohtlemise nii halvasti. Ehk siis ma lõpetasin olemast jalamatt. Ma hakkasin ennast väärtustama, ma hakkasin ennast armastama, ma hakkasin enda eest hoolitsema, siis pakkuma endale kõike seda imelist, mida ma tahan, kõike parimat. Ja sellega seoses hakkasin ma saama seda ka väljaspoolt. See võttis aega, see ei ole 2 sekundiga, et kõik muutus toimub 2 sekundiga. Jah, tänaseks päevaks mul juba vaikselt päris paljudel juhtudel on, et 2 sekundiga mingid muutused tekivad. Aga sellel hetkel ei olnud need 2 sekundised nähtused koheselt, need võtsid aega. Aga need toimisid. Need muutused, mingi muutus toimus järgmisel päeval. Mingi muutus võttis 2 kuud aega. See sõltub hästi palju sinust endast, ehk siis minus oligi, kui suurelt, kui võimsalt ma seda tegin. Kas mul jäi sinna veel õhku midagi?
kas see oli hetkeline või see oli täiesti nagu tõeline muutus, ehk siis pikaajaline muutus ja kõik muu. See sõltub. Sest mingid asjad võtsid mul kauem aega kui teised, sest mingitel juhtudel jäi mul tegelemata mingi asi enda siis sees, mis oli hästi alla surutud, kuid vajas tegelemist. Aga ma võin teile veel ühe näite tuua oma elust, millega siis muutus väga palju. Kui ma olin noorem, siis kuna minu elus kogu aeg toimus midagi juhtus alati, ma olin nagu mingi seebiooper, et juhtus üks asi ära ja enne kui see läbi sai, juba tuli uus sündmus ja ma sain nime sitamagnet. Jah, vabandan, kui see keegi häirib, see nimetus, aga ma olin sitamagnet. Ja mulle öeldi seda ja ma võtsingi selle omaks, ma olingi. Ja see tunduski nii reaalne, sest kogu aeg juhtus minu elus midagi. Minu elus juhtusid asjad, mis paljude inimeste elus on nagu, see ei ole tõeline. Sa valetad, see ei ole võimalik, et siuke asi inimese elus juhtub. Jah, sa saad seda filmides kogeda, aga päris elus selliseid asju ei juhtu. Ja siis see on minu elu. Ja ma arvasin aastaid, üle 10 aasta, et ma olen sitamagnet. Ja ma kohtlesin ennast, et ma olen sitamagnet. Ja tänu sellele, mis te arvate, kui palju sitta ma oma ellu tõmbasin. Sest ma ju võtsingi, et ma olen sitamagnet, ma kohtlesin ennast kui sitamagnet ja ma lasingi kõigel sital oma ellu tulla. Kuni ma muutsin selle ära ja mõistsin, ma ei ole mitte mingist otsast sitamagnet. Ma ei leppinud sellega, ma muutsin selle oma elus ära ja sellest hetkest, kui ma selle ära muutsin, mu elus ei ole enam selliseid asju. Mul ei tule igapäevaselt meeletus koguses mingit jama kaela. Mul kadus ära mingi sitt ja jama ja kõik see. Mul kadusid need asjad lihtsalt ära. Nagu niuhti. Tänu sellele, et ma lõpetasin kohtlemast ennast kui sitamagnetit. Ma lõpetasin ära selle uskumuse, et ma olen sitamagnet. Ma ei ole sitamagnet. Ma olen nagu parimate asjade magnet. Ma tõmban oma ellu ainult parimat. Ma olen õnnemagnet. Ja ma olengi õnnemagnet. Ühesõnaga, need keerdkäigud, mis siin kõik on olnud, on mind viinud siis väga teise kohta, kus ma olin. Mu silmad säravad. Jah, te kahjuks võib-olla siit kaamerapildist ei ole nii hästi näha, aga mu silmad säravad. Ma olen enamus aega siis naeratus näol. Ma säran. Ka võtame selle, et ma kannan kleiti, kontskingi, mida ma paar aastat tagasi veel ei teinud. Tänaseks ma mainin ära, praegu on 2024 aasta, siis juunikuu. Ma mainin selle ära sellepärast, et te teaksite, kui pikk on see vahe olnud, mis ta siis tuleb 4,5 aastat peaks olema. On see umbkaudu natuke peale. Mis on nagu, see on see aeg, kui nagu sellest, kui ma võtsin vastu otsuse, et ma võtan aasta, et uurida välja, kes ma olen. Tänaseks ma tean, kes ma olen, ma armastan iseennast, kes ma olen ja ma lihtsalt naudin seda. Ma naudin oma siis elu. Mulle meeldib oma elu. Ma lõin oma ettevõtte Kogemus ja Elamus OÜ, mis siis tegelikult on siis minu jaoks hästi hingelähedane,
sest seal ma pakun siis erinevaid kursuseid, coaching ut, nõustamist ja siis membership'i, kus ma aitan inimestel samamoodi muuta oma elu täielikult. Tulla välja kõigest sellest, millega nad rahul ei ole. Ja see kõik saab alguse enesearmastusest. Enda sisse vaatamisest, endaga tegelemisest ja sellega sa suudad muuta kõike. Ma räägin, aastaid tagasi ma ei oleks elu sees siin kaamera ees olnud, praegu pole mingit probleemi. Aastaid tagasi ma ei oleks oma ettevõtet loonud, ma ei oleks lihtsalt julgenud seda teha. Aastaid tagasi ma ei säraks, ma ei oleks nii rõõmus, ma ei ole absoluutselt nagu mitte midagi sellist. Ja see on täiesti uskumatu, kui palju on võimalik oma elus muuta sellega, et sa reaalselt pöörad oma elus pilgu iseendasse ja vaatad, tegeled iseendaga, pakud iseendale seda meeletut armastust, õpid iseennast väärtustama, hindama. See muudab tervet elu. See muudab sõna otseses mõttes tervet elu. Nagu ma ei oska isegi välja tuua, kui palju see elus või nagu kui palju see muudab elu. Ma saan sulle tuua selle näite, et pea 5 aastat tagasi tahtsin ma endalt elu võtta, sest ma vihkasin iseennast, ma ei tundnud midagi, ma ei tahtnud midagi, nagu täiesti null. See oli koht, kus ei olnud mitte midagi. Ma ei saanud liikuda, ma ei saanud mitte midagi teha põhimõtteliselt. Ja tänaseks ma olen siin. Mul on põlv on korras, sellega ma räägin ka põlve osas. Mul põlv hakkas päriselt tervenema 2022 aastal. Ma olin nende aastate jooksul, see oli esimene kord, kui hakkas nagu põlv reaalselt midagi paranema. Ma olin kõikide nende aastate jooksul teinud läbi igasuguseid taastusravisid, jooksnud mööda arste, teinud mingeid asju veel, mingeid ravisid, mingi laserravi ja siis mingi lainega ravi ja ma ei tea, mingid siuksed asjad on ja. Ja mu põlv ei läinud paremaks. Mu põlv oli 3-4-kordne, see meeletult valutas ja see asi ei läinud paremaks, see läks pigem hullemaks. Ja esimest korda läks asi paremaks siis 2022 aastal. Hakkas asi reaalselt paranema. Jah, seal oli ka füüsiline mõjutus, ehk siis mulle tehti keelisüst peale seda, kui ma opil käisin, aga see põlv hakkas järjest rohkem paranema, mida rohkem hakkasin mina ise ennast armastama. Kõik need ravid ja asjad, mis ma tegin, jah, toetasid seda, aga valu vähenes iga korraga, mida rohkem ma õppisin iseennast armastama, mida rohkem ma tegelesin iseendaga. Paistetus kadus ja tänaseks mu põlv annab tunda ainult siis, kui ma vajan või mul on vaja oma elus teha mingi järgmine samm. Näiteks, kui ma tean, et ma tahan midagi teha, ette võtta, kas siis ettevõttega seotud või mis iganes, ja ma ei julge seda teha. Tuleb mingi siuke hirm või vana mingi siuke muster ülesse ja mu põlv annab mulle koheselt tunda. Kuule, davai! Ja ma tunnen valu. Ma tunnen põlves valu, torget. Ja kui ma selle tähelepanu ei pööra, muutub see hullemaks. Ja nii nagu, kui ma koheselt sellele tähelepanu pööran, nii, okei, ta annab mulle märku, et mul on vaja see samm ära teha. Siis peale seda, kui ma selle sammu ära teen, mul kaob see valu ära, mul nagu ei oleks olnudki seda valu. See ei ole mega valus, ta ei ole selline nagu varasemalt on olnud, ta on lihtsalt nagu siuke meeldetuletuse valu. Ja see on nagu täiesti uskumatu. Iga kord, kui mul on vaja mingit sammu teha,
siis seoses, see ei ole ainult nagu ettevõttega seotult, see on pigem minu enda elus, enda arengus on vaja teha siis nagu samm, aga tänu sellele, et minu ettevõte on seotud samamoodi minu arenguga, siis need on omavahel seotud ja nii ongi. Mu põlv on andnud mulle tunda, mitte ülitihti, see on vahel harva, on andnud mulle tunda siis, kui mul on vaja sammu teha. Ja reaalselt see põlv hakkas esimest korda paranema siis, kui ma hakkasin esimest korda armastama ennast uuesti. Enne seda ma võisin teha mida iganes. Ma tegin erinevaid ravisid asju läbi. Mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Peale seda kõik asja või nagu need ravid, mida ma tegin, aina nagu rohkem paranes ja läks paremaks. Et enesearmastus mõjutab meie elu absoluutselt igas mõistes. Igat pidi, igas mõistes. Minu karjäär on läinud nagu niuhti, samamoodi tänu sellele, et ma tegelesin iseendaga, avastasin iseennast, õppisin iseennast armastama, väärtustama, lõin ma toote. Ma lõin omaenda toote, millel on disainiõigus. Salaunistuste kaart. Ja ma ei oleks seda samamoodi julgenud 5 aastat tagasi teha. Ma ei oleks isegi osanud võib-olla seda välja mõelda. Aga tänaseks see on füüsiliselt, reaalselt mul käega katsutav. Ja see kõik on võimalik. On võimalik luua ettevõtteid, on võimalik luua tooteid, on võimalik luua absoluutselt kõike, mida sa tahad oma elus. Elada elu, mis on õnnelik, mis on rõõmus. Elada mu unistust elu. See on kõik võimalik läbi enesearmastuse. Jah, see ei ole nipsust. On vaja tööd teha selle nimel, aga see läheb iga sammuga 1,000,000 korda kergemaks. Ja see on lihtsalt uskumatu, see on imeline. Sellel minu teekonnal tänaseni on olnud üks suur osa ühel minu kaaslasel, või tegelikult mitmel on olnud, aga nüüd viimaste aastate jooksul on olnud suur osa ühel minu minu viimasel eksil on olnud kõige rohkem mõjutatav mõju, kus nagu viimaste aastate jooksul mainin ära, sellepärast et see, kellelt ma sain selle vahva sõnumikese, et temaga seotult siis sai kõik alguse, kogu minu enesearengu ja enese leidmise ja tõelise minani jõudmise teekond sai alguse temast. Aga see viimaste aastate mõjutused, mis on tegelikult andnud väga suured tõuked, kaasa arvatud selle ettevõtte loomisega seotu, on minu viimaselt eksilt, kes on mulle näidanud, peegeldanud minu elus nii palju asju, et mida on mul vaja olnud endast tervendada, endaga tegeleda, kus on need valukohad veel peidus olnud, mida ma ei ole varem tahtnud näha või tegeleda. Ja ta on olnud minu jaoks üks suurimaid peegleid, kes on näidanud mulle need valukohad ette. Ja ma olen tõeliselt tänulik temale selle eest. Need on olnud palusad, aga samas ma olen ülitänulik. Ma olen tõesti tänulik, et ilma temata ei oleks ma täna
siin, kus ma olen. Samamoodi kõikidele eelnevatele eksidele ma ei oleks täna siin, kus ma olen ja ma olen õnnelik, ma olen rõõmus, ma olen uhke iseenda üle ja ma olen ülitänulik neile kui ka iseendale. See on siis lühidalt võetud kokku minu lugu, mis ma täna teiega jagada tahtsin. Ma soovin kõigile imelist eneseavastamist ja seda vahvat teekonda. Olge tublid ja tšau!